No nagu näha, siis mul ei ole kaugeltki tavaline riietus seljas ja ka asukoht pole tavaline, sest ma olen jõudnud siia Peetri Amservi esindusse. Mind võtab siin vastu Kalle. Sul on tu kätt ka korra. Tervist. Nii, kellena sa siin siis töötad või mis tegeled? Mina töötan Amservis tehnikuna. Ja täna hakkame putitama siis autot, nagu ma aru saan. Muidugi. Nipet-näpet, sul on mingid asjad siin juba käes. Mis see on siis? See läheb... See on põrandamatile. Nii et esimese asjana paneme siis need kiled vist sinna sisse ja siis ajame auto juba garaaži. Ja? Just. Aga teeme nii siis. Töökotta saabudes peame esmalt muretsema mulle töökindad ja kaitseprillid. Selleks peaksime liikuma paarkümmend meetrit teisele poole töökoda. Küll aga saab mugavuse mõttes transpordina kasutada tõukerattaid. Tunneks nagu oleks kuskil lasteaiast tagasi. Et see natuke töö ja lõbu käsikäes ikkagi. Nii ju peabki olema. Nii, prillid ja kindad ja rohkem praegu ei ole midagi vaja. Rohkem ei ole. Super. Nii, see on meie ladu. Ladu. Ja nüüd meil on vaja siit mingit paberit. Hoolduslehte. Ja siin on kirjas õlikorgi tihend, käigukasti tihend, õlifilter. Enamik vajaminevatest varuosadest on juba varasemalt ära komplekteeritud. Küll aga saab vajadusel kasutada ka roboti abikätt. Ahah. Tulukesega... et siin ta näitabki, et see on õige toode. Nii. Ja siis saab selle kohe võtta. No päris mugavaks teeb asja on ju. Muidugi. Kindlasti. Riiulite vahel ei pea jooksma. Ei pea otsima. Ta ju teab, kus on. Seejärel võtame viimased vajaminevad detailid ning asume tööle. Esimese asjana laseme vana mootoriõli välja. Paned näpu nii ja siis tõmbad. Okei. No nii. Op. Ja selle püüame siit kinni kohe või? Või natuke hiljem? Mutri lasta olla. Okei. Esimese korra kohta vist tuli hästi välja. Üks asi vähemalt. Seejärel jätkame tavapärase hooldusprotsessiga. Kontrollime rehvide rõhku ja siis hakkame rattaid auto küljest lahti kruvima. Kera ei kuku või? Kui rattad eest ära võtta, avaneb vaade piduritele. Vaatamegi need üle ning teeme nad puhtaks. Viimase asjana saan rehvid tagasi peale panna. I was born in all bright man. Wealthy dreams and golden bands. Wondering where the days have gone. Where the days have gone. Kui kõik muu tehtud, siis valan ka uue õli mootorisse. Kui hooldustööga ühele poole saime, uurisin, kuidas Kalle enda jaoks tehnikuameti üldse avastas. See hakkas umbes nii, et mulle meeldib asju lahti võtta ja siis mõelda, kuidas kokku panna. Siin Amservis on ideaalsed võimalused kõike proovida. Mis sa lahti kokku panid väiksena siis? Või noorema? No noorena ma võtsin kõik lahti, et kus mingid kruvid olid, siis kruvisin lahti. Siis hiljem mõtlesin, kuidas kokku panna ja siis ma ostsin ka oma esimese auto. Siis mõtlesin, et ma ei oska mitte midagi teha, et tahaks osata ja siin ma olen. Uurisid alguses ise kuskilt nagu tuttavad? Jaa, alguses YouTube'ist igalt poolt. Tänapäeval on igasuguseid võimalusi ja ikkagi pool annab suure põhja alla. Kui nüüd võtta seda aeg näiteks, kui sa ise oma esimest autot putitasid ja nüüd, kus sa saad nagu korralikus nii-öelda töökojas olla, siis mis sul siin võib olla, mis sa ütleks, mis kõige mugavam on, mis sul siin elu kõige paremaks teeb nagu? Hea valgus, kvaliteetsed tööriistad ja tõstuk on ka muidugi ikkagi suur asi, et ise hoovi peal putitud, siis ronid sinna alla ja siin lihtsalt tõstad mugavale kõrgusele ja teed ja... Hops, korras. Ongi tehtud. Ja tegelikult peaks see vist käima, ma ei tea, 3 või 4 korda kiiremini, nagu ma aru sain. No just. Sul on see käpas. Jaa.
aga siis üldiselt ongi valmis ja mina siis tänan sind, et näitasid mulle ette, kuidas siin mis käib. Loodan, et sul on veel palju põnevaid aastaid ees siin. Aina põnevamaks läheb. No vot.